tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin. Nagu te näete, siis me oleme keldris ja esmalt kõikidele veel kord head uut aastat, kellel ei ole soovinud, sest käes on aasta 2021 ja loodame, et see aasta tuleb parem. Potentsiaalselt nagu tundub, et tuleb parem, aga eks see selgub. Nagu te näete, siis jälle kelder on parajalt segamini, aga teeme väikse ülevaate põhimõtteliselt, mis plaanid mul uuel aastal on, ehk siis sellel aastal, mida ma kavatsen teile näidata ja mida ma kavatsen teha. Kõigepealt, nagu te näete, siis igasugust stuffi on oma jagu. Kes tahab, saab Citroen XR esitule endale siit. Põhimõtteliselt ma võin tasuta anda, kui kellelgi peaks vaja minema täiesti töökorras. Endal ei ole vaja, sest Citroen läheb varsti vanarauaks ära. Juhul kui kellegi vaja, sidrunit, osasid, mida iganes, andke teada. Lepime midagi kokku. Nii, vaatame, mis meil siin on. Nagu näitasin, meil on mõned tuled. Need tuleb kuidagi üles seada kuhugi. Meil on süütepool. Sellega võib-olla teeme mingeid ägedaid projekte. Nagu te näete, siis mul on siin üks Citroeni või Subaru süütepool on juba ära ühendatud ja tegin sellega natuke sädelemist. Siin päris lihtne teha. Kasutasin ühte induktiivandurit. Selle jaoks see päris hästi töötab. Seda ma näitan kunagi. Võib-olla läheb mul ka see asjandus varsti käiku. Ei tea veel. Siis meil on siin igasuguseid muid jubinaid. Siin on prügi. Siis ilmselt see ventikas ventilaator tuleb kuhugi üles panna, selle ka ilmselt mõõdame ka kiirust kuidagi. Seal on üks väike elektrikilp, mis ma ostsin. Sinna sisse ehitame midagi. eBay'st tulid mulle mõned asjad, sellised terminaliblokid, 6-sed. Neid on 4 tükki. Neid saan kasutada koos oma nende juhtmeotsadega, siis mulle tulid ühed solid state reléed põhimõtteliselt, mis on reguleeritavad. Ma saan näidata. Sellised näevad välja. Need on 2 tükki. Nii. Sellega ma saan mingit küttekeha juhtida või midagi. Ma loodan, et need toimivad. Pean neile ainult leidma mingi jahutuse ja siin on üks väike display koos voolutugevuse anduriga, mis näeb siis selline välja ja display on selline, näitab volte, ampreid, kilovatte, ma arvan, midagi sellist. Ja siis nendele solid state reléedele on sellised boted ka olemas, mida saab kasutada. Ilmselt mingit muud projekti tuleb, mul on siin tulesid, mis on ka eBay'st tulnud hiljuti. Pistikuid, lüliteid, ostsin terve mõnniku igasuguseid pesumasina juppe. Seal on mõned projektorid, mis lähevad lammutamisele, sest noid ka ei ole vaja, sest nendel on lambid läbi ja noid ei ole vaja. Ostsin hiljuti ühe mootori, aga nagu näete, siis see mootor on omadega screw'd. Nii et jah, ära põlenud, läbi põlenud, ei töötanud korralikult ja õnneks ta ei maksnud väga palju, mingi paar euro, nii et täiesti okei. Siis nagu näete, siis meil on siin üks videomakk on siin ja üks on seal ja seal on veel üks ja siin on veel üks. Nendega tuleb mitte just projekte, lihtsalt video näitan võib-olla, mis videomaki sees on, kes ei tea veel ja ei ole näinud, kuidas videomakk töötab või värki. Et siis näitame. Siin on veel üks pesumasina mootor, mis ma kunagi ostsin. Pesumasina mootoreid olen ma terve hunniku muretsenud. Siis selle mingi veesüsteemi luubi ka teen ma midagi, timmin seda. Seal on üks väike elektrikilp ka, mis ma kunagi ostsin. Nagu näete, pesumasina mootoreid on omajagu. Siin on siis üks teine projekt. Tegelikult mitte projekt. Nagu näete, siis siin on üks mootor ja seal on veel üks mootor ja terve hunnik igasugused ampermeetreid ja voltmeetreid ja asju. Nii et jah, ilmselt mõned projektorid, mis siin taga on, tuleb veel lahti võtta, sest neid ei ole vaja, neid on liiga palju.
videomakke lammutame ära, seal on veel üks pesumasina mootor. Siis seda Siemens logo kontrollerit kasutame selle jaoks, et mõõta, kui kiiresti meie tuulik liigub. Kasutame induktiivandurit ja sellel kontrolleril olevat ühte kiiret sisendit, mis oli vist kuskil siin 7-8 peaks olema. Ja siin teistel kontrolleritel on ka kiired sisendid, millega saab hästi kiiresti lugeda signaali. Muidugi arvutada otseselt kohe ei saa niimoodi selle kontrolleri peale, et arvutan ära, et mitu pööret minutis teeb näiteks või midagi. Aga ma saan arvutada, kui palju pöördeid teeb näiteks 6 sekundiga ja siis panen lihtsalt 0 lõppu ja ongi, korrutan lihtsalt 10-ga. Ja siis ongi tulemus käes. Igasuguseid väikseid selliseid projekte ilmselt või asjandusi. Ilmselt muretsen ühe selle Makita kohvri juurde. Siis ma saan oma puurid ja otsikud sinna panna. Siin on terve hunnik arvutitoiteblokke, mis tuleb ära lammutada või ümber konvertida tavalisteks toiteblokkideks 12-voldiseks ja 5-voldiseks ja 3,3-seks, nagu see mul siin on. Okei, peaaegu ümber kukkunud. Siin on üks jupp. Siis sellel kontrolleril tuleb natuke programmi muuta. Niimoodi, et kui see läheb häiresse, siis kui ma resetin, siis ei lähe kohe toiteblokk tööle, vaid siis kui ma uuesti vajutan, siis läheb ainult toiteblokk tööle. Seda mootori kontrollerit, ma ei tea, seda ma ilmselt väga ei hakka tuunima see aasta. Et jah, keldris on kõvasti koristamist, sest igal pool vedeleb igasuguseid asju, nagu te näete, siis kaste ja kõik on terve hunnik tekkinud siia. Seal on terve hunnik kõvakettaid ja praegu tegelen ka kõvaketaste peal olevate failide kokkupakkimisega, et natuke kõvaketaste ruumi juurde teha, sest ei taha veel ühtegi kõvaketast ostma hakata, sest kõvaketaste peal on kõvasti staffi, mida on küll vaja, aga mis ei ole kogu aeg kasutuses ja need võivad olla ära rarritud kokku väikesteks zip-failideks või väiksemateks, kui nad originaalis on, nii et jah, on kõvasti prügi, see tuleb kõik ära visata. Nagu näete, siis kõik töölauad on igasugust prahti täis, ei ole jõudnud koristamiseni veel. Nii et jah, see aasta ilmselt mõned projektid tulevad, kasutan igasuguseid andureid ja seda staffi, mis mul siin on, et teha üks hotplate põhimõtteliselt, mul peaks olema paar pliidirauda, mis siin on, mida ma saan kasutada. Ja siis ma saan kasutada teda kontrollerit, et settida nende temperatuuri näiteks ja värk ees mul on üks selline paneel on ja jah, homme pean minema papsi autol siseventilaatori takistit vahetama, sest tuu kärsas ära. Tolle mul saan kunagi homme lõuna ajal kätte, nagu näete, mul hotplate'i projekt on siin on vasksulfaat praegu põhimõtteliselt kuivab. Nii et jah, seal on ventikad, topsid, keemialabori sellised pisikesed purgid, terve hunnik ventilaatoreid, seal on ventikaid, selles kastis on ventikaid, kuskil seal kastis on ventikad, LED-tuled, pirnid ja siin nendes kastides on valdavalt projektorite jupid, seal on mootorid, kõvakettad, siin on igasugused kruvid, nurgikud, poldid, kinnitusvahetid, needid, juhtmed, siin on olemas, ühes kastis on arvutikest, seal on random asjad, siin kastis on, tegelikult ei olegi midagi, need 2 tükki on tühjad, mis võiks tegelikult ära visata. Ühes kastis on mul need valgusshow asjad, nii et jah, ja siis seda tuleb natuke progeda. Siin on terve hunnik igasuguseid asju, lüliteid, asju, releesid, nuppe, tulesid, pirne, audio asju, siin on mõned eelsüüteküünlad, nendega on päris ägedaid asju tehtud, kruvikeerajad, võtmed, vanasti kogutud mingid random asjad, siin on terve hunnik igasuguseid neid otsi, neid on mul mingi, ma ei tea kui palju, homme läheb mul vaja, sellepärast et ma tollele papsi autole ei saanud pistikut ei saanud, aga pean tegema lihtsalt, võtma otsad ära ja tegema otsaühendused, aga too ei ole väga suur probleem, see on suht lihtne. Ja siis seda kasutan ja ilmselt ühte nendest mootoritest saan kasutada. Siia ma panin, nagu näete, siis
ühe rihmaratta juba otsa, see on tegelikult traadi pool, sealt võtsin üldse selle ratta ära, selle võtsin sealt ühelt ära ja ühele puurisin augu ja panin poldi, nagu siin on. Puurida väga raske ei olnud, suht kerge. Siin on mul ka üks voltmeeter, ampermeeter, mains voltage. Nii et jah, staffi on kõvasti ja igasuguseid projekte ja asju saab teha, aga pole aega ja viitsimist ja kuna siin on kõik segamini ja tegelikult oleks aega, kui saaksin üldse seda staffi vähemaks, siis ma saaks ülevalt oma automaatika asjad siia alla tuua ja võib-olla rohkem automaatikale keskenduda või midagi. Mitte nii väga oma keemialabori asjadele, nii et jah, aga nagu näete, siis purki asju on kõvasti mul muretsetud ja igasuguseid jubinaid. Nii et jah, kindlasti see aasta loodan rohkem videosid oota kui eelmine aasta, sest jah, eelmine aasta lõpupoole eriti jäi neid videosid vähemaks. Ei ole veel aastavahetuse videot üles pannud ilutulestikust, aga kindlasti panen, et toda ka näidata. Nii et nagu näete, siis staffi vedeleb siin igal pool. Nagu näete, siis kastmispump on siin. Seda võib-olla kasutan mingi projekti jaoks. Tulen kastide viisi lihtsalt staffi, mida kasutada, printeri osad ja alkohol pulmadest veel. Alkoholiga väga hullu ei ole, selle saab ära kasutada, ära juua. Nii et jah, ja siin on organiseeritud terve hunnik ja lülitid ja nupud ja kruvid ja mutrid ja särgid-värgid. Nii et jah, see aasta kindlasti tuleb projekte rohkem, nii et jääge lainele. Kindlasti tuleb mul mingeid livestreame, kus ma võib-olla võtan, ma ei tea, kas videomakke lahti või neid CD-romme või midagi sellist, nii et jah, aga seniks kauaks tänan kõike vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!